Tere! Toora nälepeatüki Truma alguses mainitakse 3 korda sõna annetus, heebrea keeles truma. Võtke mulle annetus, need, keda ergutab süda, võtku mulle annetust. Ja see on annetus, mida tuleb neilt võtta, kuld, hõbe ja vask. Talmud seletab, et meie nälepeatükk mainib 3 tüüpi annetust. Esimene on annetus, mida igaüks pidi tooma ja millest tehti aluseid taladele, mis moodustasid ilmutusmaja seinu. Iga juut pidi annetama pool seeklit, millest valmistati neid aluseid. Teine on annetus altarile, millest osteti loomi, mida ohverdati ühiskonna nimel. Igaüks pidi annetama pool seeklit, millest osteti ühiskonna ohverid. Kolmas on annetus ilmutusmajale, mida kasutati ilmutusmaja ja selle sees olevate riistade otstarbeks. Nende 3 annetuse kohta kehtisid erinevad reeglid. Annetused, mida kasutati aluste ja ohvrite jaoks, on olnud väärtuses pool seeklit inimese kohta ja igaüks pidi annetama ühesuguse summa, mitte vähem ja mitte rohkem. Annetus, mida kasutati ilmutusmaja otstarveteks, ei olnud kuidagi piiratud ja igaüks sai annetada nii palju kui tahtis. Miks nende annetuste summad erinesid? See, et ohvrite ostmiseks mõeldud annetuse puhul olid kõik võrdsed, on arusaadav. Ohvrid teenisid ühiskonna pattude lunastamise eesmärki ja selles olid kõik juudid võrdsed. Poolsekli puhul, mida igaüks pidi annetama ohvrite ostmiseks, kehtis mitu seadust. Kõigepealt raha, mida igaüks annetas, muutus ühiskondlikuks omandiks. Igaüks pidi annetama oma isiklikku raha ja ei tohtinud annetada mitme inimese nimel. Kuigi ilmutusmaja ja hiljem Jeruusalemma templi ajal on ohvreid olnud mitmeid, kaasa arvatud neid, mida tõid üksikud isikud ja terve ühiskond, siis raha ees, mis on tulnud pool seeklitest, sai osta ainult ühiskonna ohvreid. Põhjus on lihtne, kuna pool seekli rahad on olnud ühiskonna rahad, siis seda sai kasutada ainult ühiskonna ohvrite ostmiseks ja mitte millekski muuks. Kuid jääb arusaamatuks, miks ilmutusmaja aluste jaoks antud annetused pidid olema võrdsed. Seda enam, et alused on olnud samasugune osa ilmutusmajast nagu kõik teised ilmutusmaja riistad, mille otstarbeks sai igaüks annetada nii palju kui tahtis. Miks just aluste puhul pidid kõik annetused olema võrdsed? Alused on olnud ilmutusmaja kõige madalam osa, kuid vaatamata sellele on need olnud kõige olulisem osa, kuna kõik ülejäänud ilmutusmaja konstruktsioonid nagu talad ja kangad, mis katsid ilmutusmaja seinasid ja moodustasid ilmutusmaja katust, seisid nende peal. Jumala teenimisest sümboliseerivad alused tagasihoidlikkust ja enese annulleerimist. Talad sümboliseerivad inimese sisemisi võime, tema intellekti ja emotsioone. Kangad sümboliseerivad inimest ümbritsevaid võime, näiteks tema tahet, mis ei asu ühes konkreetses kehaosas, vaid paikneb kõikides kehaosades ühtlaselt. Alused sümboliseerivad ikke ehk Jumala tahte vastuvõtmist ja see on kogu ilmutusmaja alus. Selles seisneb ka põhjus, miks aluste jaoks koguti annetusi esimesel aastal, kui juudid olid kõrbes. Kõikide muude asjade jaoks koguti annetusi alles hiljem. Tagasihoidlikkus ja enese annulleerimine on kogu ülejäänud Jumala teenimise alus ja algus. Seda peab inimene omandama kõigepealt ning alles siis, kui on omandatud tugev alus, saab hakata liikuma järgmistele astmetele. Sellest algab meie igapäevane Jumala teenistus. Kõigepealt loetakse palvust Modea nii, ma tänan sind, elav ja igavene kuningas, ja alles siis liigutakse järgmistele astmetele, kiituspalvetele, õnnistustele enne palvetust Shema Israel, palvetusele Shema Israel ja nii edasi. Taladel ja kangastel on vahed. Seega igaüks peaks teenima Jumalat vastavalt tema unikaalsetele omadustele. Kuid enese annulleerimise seisukohalt oleme me kõik võrdsed. Samas on enese annulleerimine ainult esimene samm. Selleks, et teenida Jumalat täieslikul kujul, peaks inimene pühendama
Jumalale ka oma intellekti ja emotsioone. Ja siin ei saa täita oma kohustust pool šekliga. Juut peab pühendama Jumalale oma intellekti ja emotsioone terviklikult. Isegi inimene, kes on vaene, eelkõige oma juudi teadmiste ja käskude täitmise seisukohalt, peaks tooma rikkuri annetuse, mis tähendab, et ta peaks õppima Toora sisemist osa ehk Toora lugude, käskude ja seaduste sisemist tähendust, et saada vaimselt rikkaks. Siis saadab Jumal talle õnnistuse ka kõikides materiaalsetes aspektides, mis on seotud lastega, elatisega ja tervisega. Sel aastal saab Eesti Vabariik 115-aastaseks. Soovin Eestile ja kõigile Eesti rahvastele, et kõige väeline õnnistaks meid kõikides vaimsetes ja materiaalsetes aspektides ja täidaks meie soove väärikale, turvalisele ja õnnistatud elule. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!